Me elame keerulisel, stressirohkel ajal, kus head on vähe. Siin kõlasid head sõnad, ega minu sõnavõtt ei tule väga positiivses toonis, need ei kahjuks. Võib-olla siis tasakaalustamiseks, aga edasi saab jälle positiivsemalt minna. Ühelt poolt on meie ümber, jätkuv sõda, selle üha ähvardavam hingus meie enda kukil, siis superpallid suurelombi taga poliitikas, üldine radikaliseerumine ühiskonnas, agressiivsus, majanduslangus, maksutõusud, hinnatõusud, riigieelarve kärped, palgakärped, kohtumajade sulgemised, kohtute tegevuse ümberkorraldamised, kohtunike lahkumine, kohtuasjade venimine, isiklikud pinged, Fonte News, mida veel, Et ei ole väga selline meeldiv taust ümberringi ühel kohtunikul oma tööd teha ja ometigi tuleb seda teha. Aga ma alustan siis traditsioonilise ülevaatega kohtusüsteemi seisust ja muutustest numbrite läbi, vaatame, kuhu me siis võiksime edasi liikuda ja mõned sõnad ka siis tänase täiskogu teema kohta, et kohtunikult oodatav panus, tema vastutus ja mida me talle siis pakume vastu. No kõigepealt arvudest siis. Tänase seisuga on Eestis siis kohtuniku ametikohti 249, koos siis ajutiste kohtadega ja 2025. erisustega 256, millest on täidetud 244. Nagu mulle on antud teada, on meil ametis 78 meest ja 166 naist. Sooline jaotus 32-68. Eelmise aasta mais toimunud täiskogust alates on ametist lahkunud mitu kolleegi. Üks kohtunik lahkus ametist omal soovil pärast peaaegu 3-aastast teenistust, Maris Kuurberg Tallinna ringkonnakohtust, 2 Neve Udelt Tallinna ringkonnakohtust, Urmas Volens Riigikohtust on lahkumas sellel aastal. Ka olles lühikest aega kohtunikud olnud. Pensioneerunud on 16 kohtunikku. Kohtusüsteemist väljapoole on siis asunud tööle Andres Suik Justiits- ja Digiministeeriumisse õiguspoliitika osakonna tsiviilõiguse ja kohturegistrite talituse juhataja ametikohale ja no loomulikult ka Astrid Asin. Astrid siis peaprokuröriks. Lühiajaliselt naasis meie juurde Riigikohtusse Priit Pikamäe, meie endine esimees, Euroopa Kohtu kohtujurist, selleks, et minna kohe edasi Tartu Ülikooli. Ja töötamas siis Priit meil sellest aastast õigusteaduskonna direktoriga. Üks kohtunik on ametist tagandatud. Kurb, aga elu on selline, et eelmine aasta lahkus meie seas koguni 3 riigikohtunikku, sealhulgas siis Riigikohtu esimees Uno Lõhmus, kohtunikud Herbert Lindmäe, Jüri Põld, lisaks ka samuti endine Tartu Maakohtu kohtunik Ene Muts, mälestame kolleege hetkeks vaikusega. Aitäh! Nüüd natukene rõõmsamast poolest. Traditsiooniliselt me tutvustame ka uusi kolleege, kes meiega on liitunud eelmisest täiskogust alates. Ja neid kolleege on kogunisti 10, ma loodan, et nad kas kõik või vähemasti suur enamus on siin kohal, tõusevate nüüd püsti, näitate ennast ka teistele kolleegidele, et me neid näeksime. Tallinna ringkonnakohtus alustas tööd Veiko Vaske. Veiko, näita ennast. Tervitame sind. Harju maakohtus Helvia Räägel. Helvia, tere tulemast. Kaia Kolk. Tere, Kaia. Ja Siim Mõistlik. Nii, Siimu ei ole meiega täna. Nii, siis Tartu maakohtus on Sandra Kallas. Ja Susann Liin. Hurraa! Viru maakohtus Nele Teelahk. Ja Kadri Väling. Kadrit ei ole näha. Tallinna halduskohtus Karolin Soo.
ja Mait Laaring. Nii, nüüd ma loodan, eelmine aasta oli kohutav selline eksimus, kus üks kohtunik ununes ära vahelt, meile nimekirjast. Ma loodan, nüüd kõik uued on ikkagi üles loetletud, et keegi ei tunne ennast puudutatuna veel. Igatahes soovin siis kõikidele uutele kolleegidele, kes on meil tänases esimest korda täieõiguslikud liikmed siin ka täiskogul, jõudu ja jaksu õiguse mõistmisel. Nii, meil on ka üksjagu liikumisi kohtusüsteemi sees olnud, kui siis seni Tallinna Ringkonnakohtus töötanud Oliver Kask nimetati riigikohtunikuks, Viru Maakohtu kohtunik Anneli Alekand viidi üle Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuks. Siis toimus selline huvitav kohtunike vahetus, kus siis Pärnu Maakohtu kohtunikud Agle Lauren ja Siiri Malmberg töötavad siis maikuust Harju Maakohtu kohtunikena ja Harju Maakohtu kohtunikud Hannes Olev ja Monika Tähtväli siis Pärnu Maakohtu kohtunikena. Meie juurde on riigi peaprokuröri kohalt naasnud Tallinna Ringkonnakohtusse Andres Parmas. Sellised liikumised siis kohtusüsteemi sees. Lisaks on olnud ka kaks muutust kohtu esimeeste hulgas, siis 17. aprillist juhib Harju Maakohut siis Liina Naaber-Kivisoo, kes tuli üle siis Viru Maakohtu esimehe kohalt. Ja 17. juunist siis saab Viru Maakohtu esimeheks siis senine Harju Maakohtu kohtunik Priit Kama. Ja siis siin avaldaksin tänu Harju Maakohtu esimehele, endisele esimehele Astrid Asile hea ja sihikindla töö eest kohtu juhtimisel. Soovime sulle edu peaprokurörina, teeme Astrile aplausi selle töö eest. Ma olin dilemma ees, kas Liinale peaks ka aplausi teha. Liinal võib ka aplausi teha, aga lihtsalt Liina on esimees ju edasi Virust lõpetada. Aplausi teeme ikka talle. Liinal roll ei ole ju muutunud, ainult kohus on muutunud. Nii, nüüd edasi minnes, mis siis meile siit veel otsa vaatab statistikast, meie kohtunike keskmine vanus on 48,5 aastat. Kurvastusega tähistunud, minu käriseb ja minu vanus, enda vanus saab oluliselt kogu aeg. Eelmise aastaga võrreldes on pisut see langenud, oli 48,9, oleme nooremaks läinud. Põlvkonnavahetus jätkub, pensioneerumine on teema edasi, täiskogu seisuga on ametis siis 15 pensioniõigusega kohtunikku, kellest 5 siirdub siis teadaolevalt pensionile veel selle aasta jooksul. Ja kokku peaks selle aasta jooksul pensioneeruma siis 9 kohtunikku. Ja just täna peaks olema siis Viru Maakohtu kohtunikul Maido Rootsil viimane tööpäev, see on ka märgitud. 2030. aasta lõpuni tekib pensionile jäämise õigus veel 29 kohtunikul. Kohtuniku konkurssidest eelmine aasta oli erinev varasemast. Justiits- ja digiminister kuulutas välja 4 konkurssi, tühistas 1. Kokku sooviti täita 10 kohtuniku ametikohta siis maahaldus- ja ringkonnakohtutes. 25. märtsil eelmisel aastal välja kuulutatud konkursil täideti Tallinna Halduskohtu kohtuniku ametikoht, sinna oli 3 kandidaati. 10. detsembril algas konkurss mõlema ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale ja Tartus lisaks ka kriminaalkolleegiumi kohtuniku kohale. Ja 2 tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale kandideeris kokku 11 inimest, kriminaalkolleegiumi kohtuniku kohale 2 siis esimese astme kohtunikku. 11. detsembril 2024 kuulutati välja konkurss 3 Viru Maakohtu, 3 Harju Maakohtu kohtuniku kohale, kuhu kandideeris kokku 10 inimest. Kohtuniku eksamiga ei ole hästi. Kui veel 2023 soovis eksamit teha 33 inimest, siis eelmine aasta üksnes 13. Ja mitte kellelgi eksamit teha ei õnnestunud. Sellist tulemust meil polegi vist olnud. Veel natuke statistikat. Tänastest kohtunikest pea pooled, 122, on asunud ametisse viimasel 10 aastal. 92% viimasel 10 aastal ametisse astunud kohtunikest on omandanud siis õigushariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, sealhulgas ka õigusinstituudis. Keskmine vanus ametisse asumise ajal on olnud 39 aastat. Vanim oli siis 54, nooremad siis 29. Tubli kolmandik viimasel 10 aastal ametisse asunud kohtunikest on endised kohtujuristid ja enam kui veerand endised advokaadid. Nii, see oli suhteliselt neutraalne. Nüüd tuleb juttu kohtumenetlusest arvudes.
ja muud näitajad, mis meid iseloomustavad, ja kuigi siin, et siit on nüüd raske midagi head leida. Ütleme, et eile hea president Arno tegi minu kõnest kokkuvõttes, ma vaatasin ise ka, et see sai nüüd väga must, et nagu mitte midagi positiivset nagu peaaegu ei olegi, aga küllap me peame seda head ikka leidma täna siis selle teisest poolest vähemasti sellest ürituselt. Aga tuleb tõdeda, et kohtusüsteem aeglustub juba mitmendat aastat järjest ja on põhjust muretsemiseks. Ei taha järgnevate numbritega kellelegi etteheiteid konkreetselt teha ega süüdistada halvas või väheses töös, aga numbrid on paraku need, mis iseloomustavad süsteemi väljapoole, millest tehakse järeldusi, mille alusel tehakse valikuid, sealhulgas ka rahalisi otsustusi. Ja parem on olla olukorraga ausalt kursis, siis saab seda ka analüüsida, kaasa mõelda, ennetamaks väliseid etteheiteid. Tsiviilasjade arv esimeses kohtuastmes on põhimõtteliselt jäänud samaks 2024 võrreldes 2003-ga 0,3% rohkem. Sealhulgas on oluliselt vähenenud maksekäsu kiirmenetlusasjade arv, ma hakkan numbritega teid siin ükshaaval koormama nendega, aga need on olemas ettekande tekstis. Nüüd, keskmine menetlusaeg maakohtutes pikeneb juba 5. aastat järjest. 2020 oli see 96, 2021 102, 2022 103, 2023 107 ja eelmine aasta 123. Nii et 2 nädalat ja peale on tulnud otsa, niimoodi, kuigi asjade arv on samaks jäänud. Kõige kauem võtsid aega sisulised asjad, see tähendab, kus tagasi otsuseid tehtud, hagiasjad, mille keskmine menetlusaeg on tegelikult 372 päeva, ehk tuleb arvestada aastaga tsiviilasjas keskmise lahendamise ajaga täna. Süütööasjad. Arv on ilusti ja kenasti vähenenud aastast 2019 järjekindlalt ja märkimisväärselt. Jõudlus samas paranenud ei ole, vastupidi. Nii et ka see väärib tähelepanu ja analüüsi. 2023 saabus maakohtusse siis 11 413 kriminaalmenetluse asja, 2024 oli neid 11 053 ehk siis 3,1% vähem. Väärteoasju vähenes 3,6%. Üldmenetluse menetlusaeg on, kui midagi positiivset näha, langenud pisut 310 päevalt 299 päevale võrreldes 2023. aastaga, olles omatigi oluliselt kõrgem 2022. aastast 245 päeva. Väga ajamahukaid asju lahendati 2024 maakohtus kokku 10 ja keskmine menetlusaeg oli 803 päeva. Samas, jällegi rõõmsama poole pealt, lihtmenetluse asju lahendatakse kriminaalmenetluses 27 päevaga, väärteoasju 43 päevaga. Aga ka seal on 1 päev juurde tulnud aastaga jälle, oli 44 päeva. Vaat, need on need numbrid. Haldusasjad teevad muret kasvu osas, jätkub kasv. 2023 võrreldes aastaga 2022 oli tõusu 10,9% ja 2023 versus 2024 on omakorda veel 10% juurde tulnud, 9,6%, et 2 aastaga 20% on juurde tulnud asjade arv, haldusasju, mis on oluliselt teistmoodi nüüd kui muudes kohtuvaldkondades. Ja siinkohal tuleb see positiivne koht. Ma pean tunnustama halduskohtunike tõhusa töö eest, kuna vaatamata 10% koormuse kasvule, siis 2023. aasta 162 päevani kasvanud keskmine menetlusaeg lühenes 2024 153-le, siiga siis 9 päeva, võrreldes kuigi asjade arv 10% tõusis. Aplaus halduskohtunikele, kolleegid neile. Tõsi, kui asi läheb ikka väga sisuliseks, siis tuleb 315 päeva muidugi. Aga statistika vähemasti midagi ta näitab, vähemalt võrreldav ta on. No, me oleme arveldanud süsteemiga töökoormuspunktidega, mille kohta meil on kohta aastaraamatus ka ülevaade, me ei hakka teist selle koormama, on ootuspärane, et suurim kohtuniku keskmine töökoormus, 1746,9 töökoormuspunkti on Harju Maakohtu tsiviilosakonnas kogu Eestis. Aga see kõik on tühiasi võrreldes seisuga ringkonnakohtus, kuhu 2024. aastal saabus apellatsiooni määruskaebemenetluses kokku siis 2698 tsiviilasja, mida on 4,6% rohkem, ja samas 1410 kriminaalmenetlusasja, mida on 8% vähem kui varasemalt. 160 väärteoasja, 4,8% vähem, ja haldusasju
832, mida on 23,2% rohkem kui siis aasta varem, ehk siis ligi veerand asju on lisandunud siis ringkonnakohtus haldusasjadele. Nii et olukord on tegelikult kriitiline. Me peame ressursiotsuseid vaatama millalgi siin, kuidas ja mida me jagame need. Süüdüasjades on allaminek väga selge, halduskohtus on väga suur ülesminek. Nii. Ringkonnakohtus siis loomulikult kajastab see kõik ka menetlustähtaegades. Menetlusajad on pikenenud veidi tsiviilasjades ja süüdüasjades ja oluliselt pikenenud siis haldusasjades apellatsioonkaebuste osas. Kui tsiviilasju lahendati siis ringkonnakohtus 249 päevaga, mis on 10 päeva rohkem kui 2023, siis haldusasjade puhul on keskmine menetlusaeg 322 päeva, võrreldes 296, sisult on 6 aega juurde tulnud aastaga. Jõudlus langes ka kriminaalmenetluses, kus vaatamata asjade arvu 8% vähenemisele lahendati siis asju keskmiselt 90 päevaga, mida on 5 päeva rohkem kui 2023. aastal. Nii, mida veel öelda kaebemenetluse kohta? Väga dramaatiline on erinevus ka kaebeprotsentides. Me peame ka sellega võib-olla tegelema ikkagi. Nimelt siis ringkonnakohtutes vaadati läbi eelmine aasta 5% tsiviilasjadest maakohtus, 10% süüdüasjadest ja 35% haldusasjadest. Need käärid on suured, on mõtlemisainet, kuidas ikkagi esimese astme kohtu rolli haldusasjades ikkagi ilmselt suurendada on siin see, et võib-olla ka pidurdada seda lõpmata edasikaevet ikkagi nii suures koguses asjades. Riigikohtu vaade. Kas meile on tulnud aastaga juurde menetlustaotlusi 10%, läbivaadatud taotluste arv jäinud samaks. Menetlusaeg eelmenetlus on natuke lühenenud, kokku võttis Riigikohus siis menetlusse eelmine aasta 12% taotlustest, mis on siis 2% rohkem kui 2023. aastal. Riigikohus lahendas 228 tsiviil-, süüteo- ja haldusasja ja lisaks ka 27 põhiseaduse järelevalve asja, 2 korda ka üldkogus. Kogu selle eelneva jutu pinnalt tuleb kahjuks tõdeda, et menetlustempo ja jõudlus esimese teise astme kohtus on üldiselt halvenemas. Kriitiline on seis siis apellatsioonimenetluses. Kui vaadata 4 aasta perspektiivis või ütleme lõikes tagasi, siis 2020-2024 pikenesid menetlusajad maakohtutes keskmiselt 11%, tsiviilasjades koguni 27%, halduskohtutes 21%, ringkonnakohtutes 44%, haldusasjades sealhulgas 62%. Samas on kohtud saanud raha juurde. 2017-2024 vaates on meie eelarve, kogu eelarve kohtas ja kohta suurenenud üle 80%. Meie kuludest moodustavad jätkuvalt suurema osa tööjõukulud. 2024 oli kohtuasi ja see lahendamine maakohtus tööjõukulude võrreldes 85% kallim kui 2020. Tõsi, jällegi, haldusasjad on läinud odavamaks 6%, need on lihtsalt nii palju juurde tulnud. Ehkki kohtute töökoormuse vahelised erisused on vähenenud, on ka need ikkagi suured. 4 aasta lõikes erines maakohtunike tsiviilasjade töökoormus 10-16%, halduskohtutes samas 3%. Kohtunike arvestuslik töökoormus aasta kohta jagatud ajahinnanguga viimast 4. aastal on samas langenud. Tsiviilasjades 6%, süüdüasjades 20%. Selle hinnangu järgi on viiendik tööd kadunud need. Kas te tunnete seda mitte, aga numbrid sellised on need. Haldusasjades samas tõusnud 14%. Teise astme kohtus on olnud siis tõus halduskohtu menetluses eriti 37%. Kokkuvõttes tuleb tunnistada vist seda, et me teeme proportsionaalselt üha suurema raha eest üha vähem. See on see, mida numbrid näitavad. Numbrid tuleb vaielda, aga see on see kvantitatiivne vaade. Märkmist väärib, et riik finantseerib meil kohtusüsteemi, nagu hea kolleeg Volens ütles, 70 miljoni euroga, mis on samas suurusjärgus kõigi advokaadibüroode kogu eelarvega. Meil raha tegelikult ei saa öelda, et meil raha ei ole üldse. Distsiplinaarmenetlustest tänane teemaga. Asjade venimise kohta esitatud siis need distsiplinaarmenetluse taotluste arv on oluliselt suurenenud, mida juba Marju siin ka ütles õiguskantsleri poolt vaadates, aga samamoodi on see ka mujal ja ma julgen öelda, et see ei ole ainult inimeste teadlik kiuslikkus või rahulolematus, see on ka tegelikult põhjused. Minu ametisaja jooksul on olnud selliseid kaebusi, millesse tõesti vaatad otsa ja vaatad, et siin on tõsine probleem, on olnud ikkagi üksikuid. Viimastel paaril aastal on see oluliselt tõusnud, see osakaal nendest kaebustest, kus on minu hinnangul vähemalt tõsine probleem olemas. Eelmine aasta laekus Riigikohtu esimehele kohtunike tegevusega seoses kuskil 50 kaebust.
millest siis 31 saab pidada ka taotluseks algatada distsiplinaarasi. Kõikide kohtute esimestele laekus selliseid taotlusi kokku üle 200. 200 taotlust kohtunike kohta, siis kohtu esimestel, ma ei tea, palju õiguskantslerile veel lisaks tuli. Ja enam kui pooltes on väljendatud rahulolematust menetluse kestusega. Eelmine aasta distsiplinaarkolleegium tegi siis lahendas 2 süüdistusasja, mõlemal juhul päädisid need kohtuniku suhtes süüdimõistva otsuse tegemisega, ühel juhul ka kohtuniku ametist tagandamisega, mõlemad vaidlused lahendas lõpuks Riigikohtu üldkogu, aga sellest tuleb juba edaspidi ja kolleeg Paavo Randma räägib sellest. No veel, mis meil on halba, jah? Süsteemi töötajate voolavus 2024, öeldakse, et 10% töötajate voolavusest on selline kriitiline piir, see on ületatud meil 2024. Usaldusväärsus, turu-uuringute aktsiaseltsi uuringu kohaselt meie kõrge 71% usaldus aastaga langes eelmine aasta 65%. Ei ole palju, aga siiski on olemas. Ehk siis on tõenäoliselt siin venimine, pluss siis mõningate kohtuasjadel osaks saanud avalikkuse negatiivne tähelepanu. Nii, meil on keeruline aeg. Jah, töökoormus on üldiselt kasvutrendis, tõhusus väheneb. Meie teadmine ja arvamine, et me oleme kogu aeg Euroopa ühed kiiremad ja tõhusamad, asendub tõenäoliselt tasapisi veel vaid kuvandiga sellest, et me seda oleme. Vaadates teiste riikide liikumisi, me pigem sammume paigal, kui ei liigu tagasi. Kohtumenetluse digiteerimisel võtame muudkui hoogu, aga ei ole suutnud seda ikkagi käivitada, paljud riigid on meist ette läinud. Aastat on varjutanud eelarve kärpimine, kohtumajade sulgemine või see plaan, inimeste võimalik koondamise oht. Kohtusüsteemi reformimise kavad, esmajoones kohtute ühendamise plaan on kohtunikkonda lõhestanud. Inimeste närvid on pingul, see lööb ikka jälle välja. Minu ühine palve on kõigi poolt, et me jätkuks seda sama rahulikumat meelt, mida meile siin ka sooviti, rohkem kuulamist ja rääkimist. Loodan, et ka sellised üritused, nagu me siin teisipäeval pidasime, nende kohtunikega arutasime neid teemasid, vast on neid lihtsalt ka vaja rohkem rääkida, lahti selgitada, katsuda, analüüsida, et meil oleks rohkem konstruktiivsust mõlemalt poolt muidugi kindlasti. Mõelgem kaasa, kuidas olukorra parandamiseks kitsastes eelarve tingimustes, siis mida saaks teha selles eelarve tingimustes, sest eelnevate numbrite valguses ei ole meil põhjust rääkida, et kõik on nii hästi, töökorraldus optimaalne, ja kui ei sobi need mõtted, mida on siis seni pakutud, siis pakkugem uusi ja paremaid. Praegu on iseenesest hea aeg anda kohtusüsteemile uus hingamine, teha ära muudatused, mis meid pikemas perspektiivis edasi aitaks, mis on varem või hiljem nagunii vältimatud ja saavutada siis pikemaks ajaks ka töörahu. Minu optimistlik nägemus on, et ümberkorraldusel oleks võimalik kindlustada kohtumajade kui kohtutöötajate ametikohtades säilimine ja ehk ka kohtunikupalkade täies mahus siis kiirem indekseerimise taastamine, ehk ka juurde täiendavaid sotsiaaltagatisi, kui me suudame ennast ise näidata reformimeelsena. Ühiskondlik ja maailm muutuvad meie ümber pidevalt ja riik muutub, ka kohus ei saa kunagi valmis. Murelikult näeme, kuidas sarasilmselt mujalt süsteemi tulnud noored kohtunikud on töökorralduses ja tööõhkkonnas ka kohati pettunud ja kaaluvad lahkumist ja ongi lahkunud juba. Ameti eluaegsus ei ole ametipensioni puudumisel enam hüve, mis motiveeriks kohtusüsteemi jääma. Kohtunike läbipõlemine on jõudnud ka avalikkuse ette, on tänased täiskogu oluliseks teemaks. Ei hakka teile rääkima, miks võiks kohtuid liita, sellest on piisavalt palju räägitud, rääkisime teisipäeval, elu näitab, kuidas edasi läheb. Nii, midagi head ka lõpuks. Mõelda, et midagi see eelmine aasta, et kas see tõi meile ainult musta ja halba, ei. Meil on ka positiivselt loomulikult. Ma usun, et kohtunikud, kes oma kohtuasju põhjalikult metoodiliselt lahendavad, teevad seda hästi, kvaliteetselt ja võimalik, et see on ka üks põhjus, et me varasemalt võib-olla oleme mingeid asju üle jala lasknud, toogu siin näiteks needsamad tarbijakrediidi vaidlused, kus on siis toimunud pööre suhtumises ja neid käsitletakse senisest põhjalikumalt ja metoodilisemalt. Samuti ka näiteks siis edukas noorkohtunike süstemaatiline koolitus tsiviilivaldkonnas, mis on ju ka osutunud vajalikuks ja leidnud tunnustust. Me kinnitasime eelmine aasta kohtute uue arengukava, mis võiks ideaalis viia meid organisatsioonina uuele tasemele, samuti kiirema ja kvaliteetsema õiguse mõistmiseni inimeste jaoks. Ja ma tahan tänada siin ka veel kord meie entusiastliku asjaliku töögruppi, eesotsas Villem Lapimaaga, veel kord hea töö eest. Aga nüüd tuleb seda kava rakendada ja see on palju raskem kindlasti kui selle kokkukirjutamine. Et see ei ole lihtsalt ainult mõtted, vaid et see tuleb ka ellu viia.
Positiivne on see, et me oleme kohtute siis tehisintellekti baasil digiteerimiseks kokku pannud siiski väga ambitsioonika lähteülesande, mille realiseerimine viiks kogu süsteemi täiesti uuele tasandile. Ka nüüd see valus käivitamise aeg, raske tuleks üle elada ja saaksime asja liikuma. Kohtute haldamise nõukoda suutis ära hoida Jõhvi ja Rapla kohtumajade sulgemise ja inimeste koondamise, vaatamata plaanile ja survele seda teha. Vast liigume tasapisi ka selles suunas, et kohtunike palgaraha raamatupidamisliku arvestuslikuks ei takistaks enam eelarvevahendite kasutamist süsteemi hüvanguks, ka siis, kui kohtuniku kohad on täitmata. Täna on see suur probleem, eks ole, kui kohtunik liigub süsteemist välja, siis tema raha liigub koos temaga minema. Kohtute uue haldusmudeli eelnõu jõudis siis Riigikokku ja on sealt tempokalt menetlemist leidnud. Viimastel andmetel siis on soov see jaanipäevaks vastu võtta. Mis aegadel siis jõustub, seda mina ei tea täpselt, neid infot ei ole välja öeldud, aga palve oli seda lükata vähemalt järgmise aasta siis aprilli kuskil. Nüüd, kohtute muutmine selliseks isehaldavaks süsteemiks, ka selle põhiseadusliku institutsiooni staatusega on ühelt poolt kindlasti saavutus. Teisalt kätkeb see ennast mitmeid ja väga tõsiseid riske. Nii et lootkem, et sellega siis kaasneb ka piisav finantseerimine, paindlikkus, ressursside kasutamisele, tõhusus kui ka siis kontroll infosüsteemi arendamise üle. Ennekõike vajab see uus süsteem aga läbimõeldu organisatsiooni ja kõikide kohtunike solidaarsust asjade jagamisel ja koormuse kandmisel, samuti ühist vastutust süsteemi eest. Ja loodan, et see uus halduskorraldus, kui ta siis tuleb, ei sumbu muude muudatuste tegemata jätmisel korralduslikku segadusse ja kohtuasutuste omavahelisse võitlusesse ressursi pisku pärast ja ma aasta pärast siin ei peaks ütlema, et niimoodi oleme astumas järjekordsest astet allakäigu trepil. Et milline risk on väga kõrge, aga vaatame, kuidas see asi siin siis kulgeb. Sellega seoses on tõenäoline, et meil on vaja teha sügisel erakorraline kohtunike täiskogu, milles on plaanitud teha siis elektrooniliselt, mille ainuke teema oleks siis uue kohtute haldus- ja arendusnõukogu, selle liikmete valimine. Et selline on siis see areng selles valdkonnas. Kohtunikest omavalitsusorganitest. See on nüüd osa, mida ma pean natuke korrigeerima, lähtudes sellest juttu, mida ma siin nägin. Nimelt ma olin väga pessimistlik selles, et me leiame inimesi kuhugi. Senine kogemus see selline ka on. No igal juhul me valime täna erinevatesse omavalitsusorganitesse taas kohtunikest esindajaid ja soovin ka tänada kindlasti neid kohtunikke, kes siis koosseisudest on lahkunud või lahkumas, kes on seda tööd teinud ju põhitöö kõrvalt heast tahtest. No senine on kahjuks niimoodi, et kohtunike leidmine väljapoole KHN on olnud ikkagi tihtipeale väga raske. Ainult KHN on suur tung, aga mujale pigem tuleb inimesi ikkagi tikutulega otsida. Selles mõttes on täna väga meeldiv, et meil on siin ka reaalset konkurentsi teatud kohtadele. Minu enda kogemus eelmisest aastast oli täiesti äärmiselt ebameeldiv seotud Vabariigi Valimiskomisjoni kohtunikest liikmete leidmisega, kui ma kuulutasin selle kohtunikele välja ja mulle laekus täpselt 0 sooviavaldust Vabariigi Valimiskomisjonis kaasa lüüa, mis kindlasti arvestades valimiskomisjoni tegelikult tähendust, olulisust, on väga kurb näide ja siis ma pidasin läbirääkimisi ise kuskil 7-8 inimesega, kellest on siin ka näen kes kõik keeldusid, ütlesid ei, et see on ikkagi nii ebameeldiv ja koormav töö, et me keegi ei taha seda teha. Täna on seda enam neid, kes lõpuks olid nõus sinna minema eesotsas siis Ingridiga. Aga tõesti, kui me tahame ise süsteemi hallata ja valitseda, siis me peame suutma täita ka need ametikohad, mida meilt oodatakse ja mõelda, mida siis sellega seoses teha. Ja eelnevaga seoses on siis ka puhkenud enne täiskogu diskussioon kohtunike listis kohtuhaldamise nõukotta valitud kohtunike staatuse üle, nende liikumisel kõrgemasse kohtuastmetesse, tõi fookusesse ka omavalitsusorganite asendusliikmete staatus ja üldse mitmed muud küsimused. Selle põhjal oleks ehk vaja kohtute seadust ka täpsustada, kes siis võivad olla omavalitsusorganite liikmed ja millal lõpevad nende volitused. Ja nüüd ma siinkohal tuleb see koht, kus te saate näidata oma arvamist. Kohtunike listis kõlas selline mõte, et võiks olla täiskogul võimalik
neid valitud kohtunikke, küll KHN-is, aga mis need teised organid teistmoodi on, tagasi kutsuda. Ja nüüd te saate siin Slido kaudu oma meelsust avaldada, kas selline seaduse säte, sest mujal seda olla ei saa, see saab olla ainult tulla kõne alla seaduses, võiks olla selline adekvaatne kohtunikkonna poolt soovitud siis täiendus ja mida see siis tähendab. Meenutan, samamoodi räägitud vahel ka valijate kohta, et saadame valime saadiku ja meile ei meeldi, mis ta Riigikogus teeb, et kutsume ta tagasi. Siiamaani on kõik öelnud, see ei ole mõistlik mõte. Minu meelest see ka ei ole mõistlik mõte. Aga vähemasti me peaksime aru, et kui sellel on nagu suur toetus, jume, siis tuleb seda analüüsida, võrrelda teiste riikidega ja arutada siis, kas on siis võimalik algatada mingisugune muudatus. Täpsustavalt ütlen nii palju, et selles kohtute seaduses on ikkagi nüüd ju mõnda asja seal reguleeritud, nimelt seal valitud kohtuniku saamine nüüd kohtu esimeheks viib ta välja sealt KHN-ist ja on ette nähtud kohtute kaupa seal liikmesus, mis tänase kehtivas seaduses ei ole, ja lisaks peaksid sinna lisanduma sätted ka vähemasti selle kohta, kui kohtunik siis väljub süsteemist, et ka see, ütleme, ajutiselt kas või mujale tööle läheb, et see saaks ka siis tehtud. Nii et praegu on võimalik teil hääletada, vaatame meelsust, et kui see on valdav selline seisukoht, siis tuleb selle teemaga edasi minna ja analüüsida seda kõigepealt, ma arvan, et mis muudatus see peaks siis ikkagi olema. Sest meenutan ka siinkohal seda, et ega me ei vali ju absoluutse häälteenamusega inimesi sinna ühessegi organisse, me valime need, kes saab lihtsalt enam hääli. Et mahavõtmiseks siis peaks olema ka küsimus, et siis peaks olema ka siis enamus tõenäoliselt ja siis ka kellest ja kuidas ja siis terve rida küsimusi tekib. Aga siinkohal on võimalik siis oma seisukohta avaldada. See saab nii kaua üleval olla siin, kui on näha, et kedagi rohkem ei vasta. 67-33, no võt näed siis. Meelsus on väga tugevalt esindatud. Nii, aga me lähen edasi oma ettekandega, te saate veel vast hääletada. Väljakutsed edasi. No juba need ju kõlasid, meil on keerukad ülesanded ees, väljakutsed. Ühiskondlikud ootused kohtule, eriti asjade lahendamise kiirusele üha tõusevad. Samas, kui meie pakutav õigusemõistmise teenus kipub olema võib-olla küll põhjalikum, aga igal juhul väljaspoolt vaadates aeglasem ja kulukam. Kuidas me suudame neid negatiivseid tendentse kiiruses, jõudluses pöörata? Kuidas me peaks hakkama saama siis, kui töökoormus päriselt võiks niimoodi hüppeliselt tõusta ka maakohtutes, nagu ta on teinud halduskohtutes? Kas me leiame mõistliku tasakaalu asjade lahendamise kvaliteedi ja kiiruse vahel, sest loomulikult on esmane ikkagi see, et asi saaks ju ikkagi õieti lahendatud. Tõsi, see õige lahenduse ootamine ei saa ju ka olla lõpmata pikk, siis see lahendus ei ole enam õige, olgu milline tahes, kui sa seda ootad aastate kaupa. Siin hiljuti minu käest läbi käis mingi kaasus kuskilt riigis, kus tõepoolest on asi nii kaua veninud, et kõik menetlusosalised on surnud juba ammu. Et probleem on ikkagi lahendamata jätkuvalt. Et see on üleval aasta, et me ei peaks sinna jõudma, eks ole. Meil on ka neid väga punaseid kohtuasju. Nii, küsimus ka sellest, et see on delikaatne küsimus kindlasti, kas koormuse suurenemine haldusasjades tähendab vajadust ressurssi kohtusüsteemis ümber jagada või maakohtu vaates tuleb seda lugeda järelejõudmiseks tsiviilasjade koormusele. Et see on ka küsimus, eks ole, millele tuleb selgelt otsa vaadata. Siis, kas me suudame päriselt hakata rakendama neid arengukava häid mõtteid, tuleb vaidlus, vastuseis, kas me suudame selle infosüsteemi tehisintellekti põhiselt, kas see üldse käivitada õnnestub ikkagi, ja millal see valmis saab ja millest ta meid aitab. Mis saab sellest kohtuhaldusmudelist, siis kas me leiame selleks siis raha piisavalt, ja loomulikult kõige esimene ja valusam teema, kuidas katta järgmise aasta eelarvekärbe, mis ei ole mitte kuhugi kadunud, vaid on jätkuvalt eelarves sees, ja kui see eelarve tuleb kohtunikele üle, siis vaadatakse meie endi otsa, kust te selle raha võtate. Mis saab ka samade kohtute muude reformi mõtetega, ühendamisega, menetlusgruppide muutmise mõttega, suurema spetsialiseerumisega, mis saab palkadest, sotsiaaltagatistest. Kõik need teemad on laual, ümberringi kõik pulbitseb. Selge on siiski vast see, et kohus saab efektiivsemaks teha, organisatsioonilisi kulutusi saab vähendada, struktuursed ümberkorraldused, kaasaegsed infotehnoloogilised töövahendid ennekõike. Küsimus aga jääb, kuidas ja millal seda teha. Nüüd siis mõnelt poolt ka mõtted tänase täiskogu selle teema kohta, kuigi see kõik on ju keerelnud ka selle ümber, mis on siis ootused kohtunikule, kohtuniku vastutus, toimetulek, areng, oma sisend siis ka
ka meie headele vestlusringidele. Kõigepealt ma tahan siin tänada suure töö eest ka kohtute aastaraamatu koostajaid, autorid, eesotsas peatoimetaja Nele Siitaniga. Suur töö on tehtud, aitäh, et te Nele olete seda aastaid vedanud ja ka nüüd need asjalikud ja tõsised artiklid on kõik kokku korjatud meil. Ja tänan juba ette neid ka tänaseid ettekandeid ja vestlusjuhte sel teemal mõtteid vahetamast. Kohtunikule on tänapäeva ühiskonnas suured, kohati isegi täiesti üliinimlikud ootused. Kohtunikult oodatakse jumalikku tarkust, vaata et rahu, kõigi õigusnormide, kogu maailma õiguse filigraanset tundmist. Ükskõik mis valdkonnas ilmeeksimatust ja lisaks kõigele ka eetiliseks majakaks olemist. Kohtunikul on surve asju lahendada kiiresti, tal on kuklas menetlusosaliste võimalikud kaebused, kohtuesimehe järelevalve, tõhususe edetabelid kohtunikkonnas, kolleegide võimalik halvakspanu, pideva tähelepanu all olevad kohtumenetlused ja igal hetkel kuskilt vallanduda võib tihti kallutatud ja ebaobjektiivne kriitika menetluse ja lahendite kohta meedias võib mõjuda kohtunikule frustreerivalt. Me oleme jõudnud kahjuks sinna, kus mõned inimesed jagavad avalikkusele kohtute kohta süstemaatiliselt valeinfot ja isegi laimu. Ja sellega on kahjuks kohati kaasa läinud ka poliitikud, kes on lubanud kohtusüsteemis ideoloogilist suurpuhastust ning oma sõnavõttudega õõnestavad kohtusüsteemi autoriteeti ja seeläbi tegelikult ka inimeste usku riiki. Vaid õige harva saab kohtunik avalikkuselt positiivset tagasisidet või veel harvam mingit tunnustust. Ehk usaldus kohtusüsteemi vastu on üldiselt jätkuvalt kõrge ja meediapilt ja poliitikute nägemus enamasti vähemasti neutraalne või heatahtlikult neutraalne ei tähenda see, et see olukord ei võiks ühel hetkel halveneda, arvestades teiste riikide kogemusi. Seetõttu on oluline hoida ka avalikkuse silmis kohtus toimuvast positiivne ja inimlik kuvand. Nagu öeldud, esitatakse üha rohkem distsiplinaarasjade algatamise taotlusi. Nendega tuleb tegeleda, kui inimesed on oma asja lahendamist aastate kaupa oodanud, kui kohtunik ei suuda paika panna selget menetlusplaani või anda hinnangut asja lahendamise perspektiivi kohta, teeb pikema aja vältel tarbetud menetlustoiminguid või annab lubadusi ega täida neid. Üha sagedamini, ka advokaatidega rääkides, tuleb jutuks menetluse venimine ja etteheited kohtunikele. Praktiliselt iga kord, kui ma kellegagi kohtun, saan ma alati midagi tagasisidet ja enamasti kahjuks halba. Head Eesti inimene jagab ju vähe. Seda enam on tore, et vahel saab ka head tagasisidet. Distsiplinaarmenetluse korralduse võiks rahulikult üle vaadata, kindlustada selle tõhusa toimimise. Aegumistähtajad, menetluse üldine korraldus on vaid osa sellest. Minu mõte, millest ma ei tahaks ikkagi nii kergelt loobuda, on see, et äkki me peaks koondama kokku selle distsiplinaarmenetluse distsiplinaarprokuröri kätte, järelevalve kätte süsteemselt, kes teeks süüdistuse tööd, olemasolev kogus kaebusi ei võimalda neid lihtsalt muu töö kõrvalt korrektselt menetleda, lihtsalt selles on probleem. See on juba täiskoha töö varsti kohtu esimestele. Kohtunikul võiks olla selge ka, mis ootused on talle distsiplinaarkolleegiumil, ma saan, et sellest kõigest tuleb ka juttu. Kohtunikud ei ole aga robotid, nad on inimesed oma heade ja vigadega, tunnete ja mõtetega, murede ja rõõmudega. Kirjeldasin eespool, millised stressiallikad tänapäeva ühiskonnas kohtunikku painavad. Raskused võivad päädida läbipõlemisega, nagu oleme ka juba näinud. Ilmselgelt on uuel põlvkonnal raskusi eelmise põlvkonna tempos püsimisega, olgu siis nendeks põhjuseks sisseelamisraskused, soov tegeleda asjadega rohkem süvitsi või ka lihtsalt rohkem pühenduda eraelule, tervisele ja muude sellisele. Ka on nähtav sisemine konflikt tööaja kasutamisel, ehk siis küsimuses ka sellest, kas kohtuniku jaoks on prioriteetne ükskõik mis hinnaga, tervis, vaba aeg, pereelu, asjad ära teha või lasta neil kuhjuda ja teha lihtsalt nii palju, kui tööajal jõuab. Siin me olemegi valikute ees. Iga inimene on süsteemile väärtus ja selleks, et ta head tööd teeks, peab ta ennast ka hästi tundma. Mis kohtuniku motiveeriks rohkem pingutama, paremini töötama, mis tõstaks üldist rahulolu? Üksnes palk vaevalt, eriti kui see ei sõltu tööpanusest. See tähendab muidugi seda, et palgagarantii ja seadusjärgne garantii palga korrigeerimiseks ei oleks olulised, nagu ka usaldus riigi vastu. Usaldus, et kergekäelselt seda garantiid ei murtaks, nagu me paraku oleme näinud. Ametipensioni ootuseta süsteemi tulnud kohtunikud näevad ka nukralt võib-olla, 30 aasta staažiga kolleege minemas maitsma noore pensionäri rõõme. Samas, kui neile terendab võib-olla päriselt eluaegne töö või teadvustub vajadus teha raske valik, et süsteemist lahkuda, et väärikat vanaduspõlve teisiti kindlustada. Ka see on asi, millest me mööda ei saa vaadata.
sest et juba on ju nii, et lausa enamus kohtunikke või suur osa on juba ilma selle seadusjärgse pensionita. Isegi surnuks või vigaseks töötamist ei ole riik soovinud väärikalt töövõimetuskindlustusega katta. Jutu mõte kokkuvõttes see, et võitleme edasi sotsiaalsete garantiide nimel. See on igal juhul see, millega tuleb edasi liikuda. Kohtuniku võimalused teha süsteemis karjääri on samuti piiratud. Kõigist esimese astme kohtu kohtunikest ei saa paratamatult kõrgema astme kohtunikke ega isegi mitte kohtu esimehi ega isegi mitte osakonna juhatajaid. Samas tuleks leida arenguvõimalusi, motivaatoreid ka horisontaalsel tasandil, põnevaid initsiatiive, mida vedada ja ka hinnata. Mõtleme karjäärivõimalustele horisontaalis, aga ka näiteks stažeerimise, roteerumise laiendamisele ja ka rahastamisele. Nooremad kolleegid väärtustavad üha enam head organisatsioonikultuuri, koostööd, häid suhteid kolleegidega. Nende puudumine, intriigid võivad kolleege kohtunikkonnast eemale viia. Olen korduvalt kutsunud üles ja kutsun ka praegu katsetama erinevate töökorraldusmudelite ja menetlusgruppidega. Erinevatele kolleegidele võibki sobida erinev töökorraldus. Paadunud individualistist kohtunikule ei peagi peale suruma koostööd, mida ta ei taha teha. Võib-olla ta ei tahagi kedagi näha. Samas ei peaks takistama ka koostööl põhinevate suuremate tegutsemisüksuste katsetamist, kui see võiks olla kokkuvõttes tõhusamalt tööd aidata. Ehk siis teisisõnu, see, et mina ei taha teha, ei peaks keegama see, et teised ei tohi teha. Ka seda ma olen tajunud. Täna arutame ka selle üle, mis järjekorras tuleks asju lahendada ja kas on õigustatud mingite asjade jätmine sahtli põhja, kui ressurssi kõigega tegelemiseks napib. Seni oleme lähtunud kuskilt mingit ürgsest algallikast saadud kohtuniku normkoormusest 1600 töötundi aastas, millele on rajatud siis väga palju kogu ka statistika ja kogu meie arvutused ja töökoormuse lähtekohad. Väidetavalt on see Euroopa mõistes suhteliselt keskmine. See ei ole kõige suurem, see ei ole ka kõige väiksem. Oluline on, et nende tundide hulka peaks siiski mahtuma ka enesetäiendamine, omavalitsusorganite töös osalemine ja muu ametitegevus. Ei saa oodata ega normaalseks pidada pidevat ületundide tegemist, mille all kannatab kohtunik, tema elu ja kokkuvõttes ka õigusemõistmise kvaliteet. See normaeg tuleb aga sisukalt ja mõistlikult täita. Normaja alusel peaksime tegema oma ressursiarvutused eeldusel muidugi, et töö on korraldatud tõhusalt. Tõhusam töökorraldus annaks meile võimaluse kaaluda selle normkoormuse vähendamist, aga miks mitte ka näiteks 1500 tunnile aastas lõpuks. Et kohtunikud jääks rohkem aega ja nad ei peaks tundma seda survet. Ja samas süsteem ka toetama neid ja samas me peame leidma võtme, kuidas samal ajal need asjade menetlemine lihtsalt ei veni. Võib-olla muuta siin tööjaotust ja korraldust. Siin olen välja käinud mõtte, mille ma siin muugas ka ütlen, et võib-olla näiteks tsiviilasjades oleks mõistlik eelmenetluse esmased tööd tsentraliseerida üle riigi ja need liikuma panna, alles pärast jagada kohtunikele. Üks mõte näiteks, kuidas oleks võimalik võib-olla neid asju liigutada. Me oleme nagu traditsiooniliselt harjunud tööga, kus igaüks ehitab oma autot ise, otsast lõpuni. Aga millegipärast, kui maailmas see autotootmine algas, mindi üsna kiiresti üle tööjaotusele ja hakati seda autot osadeks jagama, kes mida teeb, et võib-olla on ka kohtus aeg sellele mõelda. Suurem spetsialiseerumine peaks võimaldama kohtuasju kiiremini lahendada. Nüüd omaette küsimuseks on ka see, kas osa meie seast ei kaldu ka liigsesse perfektsionismi, tõstes kohtuasja lahendamise lati endale juba nii kõrgeks, et ise selle lati alla jäädes. Ehk siis selle all kannatab töö tervikuna. Piltlikult öeldes, kas ühe kuldmuna munemine õigustab korvide ja teiste munade mädanema jätmist, kui niimoodi reljeefselt väljendada. Et nii on see tasakaal, mis tuleb meil leida kvaliteedi ja kvantiteedi vahel. Meie ühine mure on märgata kolleegi raskusi ja ka läbipõlemist ja pakkuda talle vajaduse korral abi ja tuge. Samamoodi tuleks rohkem märgata ja tunnustada kohtunike nende hea töö, innovaatiliste mõtete ja muu sellise eest. On hea meel, et pärast seda, kui me siit majast väljume õhtul, me saame seda ka teha. Kõik head mõtted kohtunike täiendavaks tunnustamiseks on teretulnud. Head kohalviibijad, lõpetuseks öelda niimoodi. Me elame keerulisel konfliktsel ajal. Kõik mõtted kohtusüsteemi tõhustamiseks, ka inimeste heaolu parandamiseks, menetlusosaliste heaolu parandamiseks on teretulnud. Ja ma siinkohal meenutan oma lemmikraamatust Tõrmute isandat, Gandalfi tsitaati Frodole, kes ütles niimoodi. Kuigi me kõik, kes raskel ajal elame, sooviksime, et seda raskust ei oleks. Ei ole see paraku meie teha. Meie teha on vaid see, kuidas meile antud aega kasutada.
Ootan huviga tänaseid mõttevahetusi, konstruktiivset kaasamõtlemist, soovin teile sisukat täiskogu jätku. Aitäh! Peaksin sisse juhatama ka ministri, kes on videotervitusega meile esinemas. Siis vaatame edasi. Head kohtunikud, mul on suur au teid tervitada kohtunike täiskogul Viljandis. Kahjuks ise pean seoses Euroopa Liidu justiitsministrite kohtumisega olema Eestist eemal. Ka töö Euroopa Liidus on praeguses geopoliitilises olukorras meile äärmiselt oluline. Nii et palun vabandust selle eest, et nüüd üksnes videoteel seda ülevaadet siin teeme. Õnneks on meil ka terve rida muid suhtluskanaleid olnud. Väga meeldiv oli näha nii palju osalejaid meie esimesel kohtureformi kaasamishommikul. Nendega me jätkame, et tõesti vabas ja konstruktiivses vormis kõiki neid suuri muutusi, mis on töös ja mis veel ees seisavad, omavahel arutada. Kui minu ettekanne peaks ju täna rääkima sellest, et mis on kohtusüsteemi ees seisvad muudatused, siis midagi uut mul teile öelda ei ole. Me tegeleme kohtureformiga. Kohtureformile on alguse pannud kohtunikkond ise juba alates 2023. aastast, aga nagu oleme vaadanud, suur osa teemasid, mille lahendamisega me tegeleme, on juba tõesti alates põhiseaduse vastuvõtmisest Justiitsministeeriumi laual olnud. Kohtureform koosneb 4 sambast. Esimene sammas on kohtute halduse muutmine selliselt, et ka esimese ja teise astme kohtud on iseseisev põhiseaduslik institutsioon. Lihtsustatult öeldes tähendab see seda, et Justiitsministeeriumist liigub kogu kohtute haldus kohtute enda kätte. Ministeerium muutub väiksemaks ja kohtusüsteem veidi suuremaks. See peaks paremaks muutma senise väga killustunud kohtujuhtimise süsteemi, sest tõepoolest, kui vaadata neid tabeleid, mis eelnõu seletuskirja said, praegune kohtute juhtimine on ülikeeruline, vastutus hajunud ja ehk on paljud teist ka omal nahal tundnud seda, kui keeruline võib olla näiteks kas või hästi töötava mikrofoni lauale saamine. See eelnõu on juba Riigikogus menetluses ja ma usun, et see ajalooline otsus, et kõik Eesti 3 kohtuastet on iseseisev põhiseaduslik institutsioon, saab üsna peatselt tehtud. Teine sammas on seotud juba rohkem kohtumenetluste kiirendamise ja tõhustamisega, aga ka kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite parema ärakasutamisega. Teises sambas räägime me kohtumenetluste ökonoomsemaks ja tõhusamaks muutmisest. Kriminaalasjade puhul on jällegi eelnõu juba Riigikogus menetluses, tsiviilmenetlust ja halduskohtumenetlust puudutav sinna kohe teel. Lisaks me näeme, et tervet rida menetlusi puudutavaid võimalusi just tehnoloogia abil on meil veel kasutamata ja ka need muudatused peaksid leidma tee eelnõudesse, et kõik ikkagi õiguskindlalt ja õigusselgelt tehtud saaks. 3. kohtureformi sammas puudutab kohtute enda töö muutust jällegi kiirema menetluse huvides. Siin me räägime sellest, et kohtuasju oleks võimalik üle Eesti jagada, et oleks võimalik kohtunike suurem spetsialiseerumine, et oleks võimalik ka vältida neid olukordi, kus näiteks rahvakohtunikud on menetlusi oluliselt aeglustanud. Ja 4. sammas puudutab neid asju, mis oleks mõistlik üleüldse kohtumenetlusest välja viia. No siin on kõige võib-olla levinum näide sellest, et tõesti kohus täna otsustab selle üle, kas abielupaar saab lahutada, juhul kui üks abielu
pooltest ehk üks abikaasadest seda soovib, teine nii väga vaimustunud sellest mõttest ei ole. Kohus ei ole ka kunagi otsustanud, et lahutust toimuda ei saaks, selleks õieti ühtegi õiguslikku alust ka pole ja tõesti tekib küsimus, et kas selline asi peaks üldse siis kohtulaual olema. Neid näiteid on veel terve rida, jällegi kõik need teie endi käest pärit. Sellest 4 kohtureformi sambast on kõige rohkem avalikku tähelepanu tekitanud mõte kohtuastmete sisesest suuremast koostööst ja ka kohtuastmete võimalikust ühendamisest. See väljatöötamiskavatsus 2 lahendusvariandiga on praegu avalikkusele kättesaadav. Ja ka teilt ootan ma loomulikult aktiivset kaasamõtlemist selles. Veel kord rõhutan, ka need ettepanekud kõik on tulnud ju kohtunikelt endilt ja olen kohtunud erinevates kohtumajades nii nende kohtunikega, kes seda väga toetavad, et kohtuastmed oleks ühendatud, kui ka nende kohtunikega, kellel on küsimusi ja kes soovivad täiendavaid selgitusi ja ka nende kohtunikega, kes on võtnud juba ette eitava positsiooni. Toon ühe hea näite kohtute kaasamishommikult, kus üks kohtunik tõstatas näite, et kas tõesti peaks tema Tallinna tsiviilasjade kohtunikuna siis sõitma Võrru üle vaatama, vaatlusprotokolli tegema võimalike ehitusvigade osas näiteks Võru haigla puhul. Ja ma vastasin sellele niimoodi, et see ongi väga hea küsimus, mis väga hästi näitlikustab ju seda, mille poole me loodetavasti ühiselt kõik püüdleme. Kui me mõtleme ehitusekspertide peale Eestis, siis väga paljudes valdkondades on meil Eestis ainult üks ainukene või ainult paar eksperti, kes tegelikult siis sõidavadki mööda Eestit. Kuna ma ise olen seotud olnud nii ehitusega, ka lõpetanud Tallinna restaureerimiskooli ja töötanud just haigla ehituse ajal Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu liikmena, siis mul mingi pilt sellest on, kui keerulisi küsimusi võib tulla tegelikult ette just nimelt haiglahoone ehitusekspertiisi käigus. Seda ei saa sageli teha ekspert, kes on spetsialiseerunud üksnes ehitusekspertiisile, ent ei tea midagi just haiglahoonete eripäradest. Ja kui meil nüüd tõesti on meie väikeses Eestis, kus meie rahvas on vast midagi sinnakanti nagu pool Hamburgi linna, siis kui meil tõesti selles meie väikses Eestis on mõned kohtunikud, kes on just nimelt spetsialiseerunud ehitusvigadele, ehitusekspertiiside hindamisele, siis kokkuvõttes on see ju meile kõigile tõhusam, odavam, õiguskindlam ja tegelikult ka kõige kiirem, kui need ehitusvigadele, haiglate ehitusvigadele spetsialiseerunud kohtunikud võib-olla tõesti sellel harval juhtumil, kui selline asi ette tuleb, peavad mõnikord ka sõitma. Ent see on igal juhul õiguskindlam ja tõhusam kui see, et vaidlus läbib mitu kohtuastet ja lõpuks inimestele tundub, et see asi võtab liiga kaua aega. Statistikast me näeme, et see ei ole ainult tunne, viimastel aastatel on kohtumenetlused väga palju pikenenud kõikides kohtuastmetes ja kõikides kohtutes. Ministrina olen ma vahemees Riigikogu ja ministeeriumi vahel ja minu ülesanne on ühelt poolt peegeldada Eesti rahva ootusi kiiremale ja õiguskindlamale ja paremini etteennustatavale menetlusele ja menetlustulemusele ja teiselt poolt loomulikult seista ka kohtunike eest, kelle väga väärtuslik töö, teie väga väärtuslik töö on ju Eesti riigi üks alusmüüridest, üks nendest asjadest, mis üldse Eesti Vabariiki püsti hoiab. Ma väga loodan, et järgnevates ühistes aruteludes me leiame need head lahendused. Tuletan ka meelde, et kohtute haldamise nõukojas sai otsustatud, et väljatöötamiskavatsus just nimelt selles kohtuastmete võimalikus liitmises või siis ka üksiti kohtuasjade üle-eestilises jagamises, et mis ka seda spetsialiseerumist ju võimaldaks rohkem,
et tagasisideme põhjal teeb Justiits- ja Digiministeerium täiendavad vajalikud analüüsid, et me kõigepealt korjame kokku tagasiside, et kus nähakse probleeme ja alles seejärel teeme analüüsid. Nii et need analüüsid on tulemas, osad juba on töösse antud ka ja me näeme, et kindlasti on meil võimalik leida parim lahendus sellel keerulisel ajal, kus me just praegu elame. Igatahes soovin teile jõudu teie töös, head vastupidamist, tõesti erakordselt suured muudatused kohtusüsteemis on toimumas ja me tuleme sellest kõigest hästi läbi, saame selle kõigega hästi hakkama, kui me teeme seda koos. Kui me leiame parimad võimalused ja parimad lahendused nende murede jaoks, mis meil täna ees on. Koos tegemine on eriti oluline ka seetõttu, et kõikide muude ülesannete kõrval me ju valmistume ka võimalikeks väga tõsisteks kriisideks. Kohtute ülesanne on kahtlemata teenida Eesti rahvast ka äärmuslikes kriisides. Nii et ka need, mitte ainult siis õppused, vaid ka võimalikud töökorralduslikud muudatused, mis selleks võiks vaja minna, vajaliku paindlikkuse loomine, kõigeks selleks on üks ülesannetest, mis meil ees seisab, mis meil lahendada tuleb ja kus samuti kõige paremad võimalikud lahendused leida tuleb. Nii et veel kord, muudatused on juba töös, on ettevalmistamisel, me teeme seda kõike koos, me ei ole midagi ministeeriumis ise välja mõelnud, kõik, absoluutselt kõik ettepanekud on tulnud kohtunikelt endilt. Ma väga väärtustan seda, väga kõrgelt väärtustan seda, et kohtunikud on aktiivselt nii palju ettepanekuid teinud, täiesti loomulik, et kõiges ei olda kohe ühel meelel, täiesti loomulik, et kõigest täiesti ühele meelele ei jõutagi. Nii on alati suurte ümberkorralduste ja suurte reformidega. Aga meie peamine eesmärk tagada õiglus ja õigus Eesti Vabariigis, tagada kohtusse pöördujatele nende inimväärikus ja tagada inimestele Eestis see tunne, et Eesti on tõepoolest see õigusriik, kus nad elada tahavad, mida nad kaitsta tahavad, mille eest nad alati seista tahavad. See on meie kõigi ühine ülesanne. Suur tänu teile ja jõudu tööle!